Mis meil siis täna plaanis on? Me alustame väikse sissejuhatusega, seda teen mina ja siis ma annan sellise, ma ütleksin poolformaalse, aga pigem formaalse õppekava üldise tutvustuse mina kui programmijuht, aga sealt edasi ma annaksin sõnajärje meie tudengitele, kes räägivad siis oma kogemustest bakalaureuse õppe jooksul ja magistrandid siis saavad ka rääkida sellest, et mis juhtub pärast seda, kui sa oma bakaõpingutega ühele poole saad. Ja siis kuskil seal lõpus 10 minutit või kui vaja, saame ka siin kauem olla, on aeg planeeritud küsimuste ja üldise arutelu jaoks. Nüüd see üldine sissejuhatus on selline natuke teist laadi, selleks, et me saaksime natuke soojeneda ja et oleks selline ikkagi võistlusmoment, siis ma olen välja mõelnud 10 küsimust pubquizi formaadis, mille nimi on inglise keel ja kirjandus. Nüüd te peaks saama oma nime panna ja ühineda. Ma näen, et 13 on ja ma kutsun üles magistrante ja Karl Augustit ka, Sandra Lelle. Okay. Ma just tahtsin küsida, et kas meiega ja Karl pani chati ka lingi. Okay, ja ma panin chati ringi. Ja väga hea. Millegipärast mul ei tule, ma ei tea, kas see on sellepärast, et ma salvestan seda ekraani või mingi värk on. Ühesõnaga, me alles hakkasime kasutama seda Zoomi, me pole varem kasutanud. Siis on ka teada, et teie vastutada Ott Sandrelele ja Karl August on chati küsimused, sest ma hetkel ei näe chati. Ja, et kui teie ka osalete, siis on selline moment, et kas olete õppinud midagi siin selle bakaõpingute jooksul inglise keelest ja kirjandusest või mitte, aga lähme siis küsimuste juurde. Kõik vastasid õigesti, keegi ei läinud selle õnge, et me räägime siis emakeele kõnelejatest või siis inglise keelest kui teise keele kõnelejatest. Ja formaalselt inglise keel on keel, mida maailmas kõneldakse kõige rohkem. Te näete siin seda teisel graafikul. Aga kui me võtame emakeelseid kõnelejad, siis inglise keel on alles 3. kohal, et eespool on hiina keel, mandariini hiina keel ja hispaania keel ja inglise keelele järgneb siis hindi keel. Vaatame, kuidas järgmise küsimusega läheb. Maailma rahvastikust 1/4 räägib inglise keelt tegelikult, et siis iga inimene 4 oskab inglise keelt. Võite mõelda oma tutvusringkonna peale, et kui te mõtlete 4 inimest, et vähemalt üks nendest räägib siis inglise keelt. Olukord Eestis muidugi on hoopis teine kui maailma mastaabis. Iga 2 tunni tagant põhimõtteliselt aastas on kuskil 8000 tundi ja aastas lisandub 4000 sõnaraamatusse, ehk siis keskmiselt ütleme iga 2 tunni tagant leiutatakse maailmas uus inglise keele sõna ja siin on näiteks näide siis Merriam-Websteri viimastest sõnadest, mis on siin jaanuarikuus lisatud. Nad on uuendanud oma sõnaraamatut ja lisanud 520 uut sõna, aga aastas siis keskmiselt 4000 sõna lisatakse sõnaraamatusse. Aga see muidugi tähendab ka seda, et mingid sõnad langevad ära ja mingid sõnad muutuvad arhailiseks, aga siin viimaseid lisandusi on ka see, näiteks see hüge, mida me Skandinaavias teame väga hästi, mis see kontseptsioon on sellisest mõnusast talvisest olekust.
enamusel on õigus. Inglise keele kõige sagedasem sõna on definiitne artikkel the. Ja kui siin vaadata suure ekraani pealt on näha, teie oma telefoni väikeste ekraanide pealt ei näe nii hästi, siis järgmine on sidesõna and, siis tulevad eessõnad to, of, indefiniitne artikkel jällegi eessõnad ja siin pronomenid, et selline see sagedus on ja ütleme 1000 sagedasema sõnaga saab juba väga suure teksti hulga inglise keeles ära lugeda ja ära kirjutada. Et neid sagedasi sõnu me kasutame väga-väga palju. See küsimuse vastus võttis rohkem aega, on juba väga spetsiifiline inglise struktuuri küsimus. Ja õige vastus on siis double genitive ehk siis kahekordne oma ja väljendamine. Meil on siin of-konstruktsioon ja s-konstruktsioon, millega inglise keeles väljendatakse omamist. Järgi on jäänud pooled küsimused. No selle küsimuse puhul enamus aega kulus nende nimede lugemiseks. Ma meelega panin kõigil eesnimed, keskmised nimed ja siis need tiitlid, mis neile on omistatud. Aga Nobeli kirjanduspreemia on pälvinud Churchill, Sir Churchill. Kõik nad on kuulsad ja teenekad Inglise Briti peaministrid, aga ainult siis Churchill on pälvinud Nobeli kirjanduspreemia. Õige vastus on London ja Pariis. Tale of two cities. It was the best of times, it was the worst of times. Üks kuulus tsitaat sellest raamatust. Aha, te kõik peaaegu läksite õnge, välja arvatud 4 inimest, kes said aru, et see on selles mõttes trikiga küsimus. Räägime vana inglise keelest, siis me räägime perioodist 450 kuni 1150 või 1066, kui oli see kuulus Norman Conquest. Kesk-inglise keelest või siis Middle Englishist me räägime 1150 kuni 1500 ja nüüd Early Modern või ka Modern English periood on siis kõik, mis on alates 1500 kuni tänapäevani välja. Ja Shakespeare kirjutas oma näidendid 1590 kuni 1613, et ta tegelikult on juba siis, kuulub sinna perioodi, mis me räägime tänapäeva inglise keelest ja sellepärast tegelikult me suudame ka Shakespeare'i näidendeid ja sonette lugeda. Meie kui võõrkeeleõppijad muidugi mitte nii hästi kui emakeele kõnelejad. 2 viimast küsimust ja nüüd me räägime juba Eesti kontekstist, et mul on siin 2 küsimust inglise filoloogia kohta Tartus ja Eestis.
Ants Oras on õige vastus. Neid kuulsaid angliste või inglise kirjanduse ja keele asjatundjaid, kes on emigreerunud välismaale, on veelgi. Oleg Mutt ja Johannes Silvet mõlemad on töötanud Tartu Ülikoolis. Silvet on sõnaraamatu autor ja Oleg Mutt oli pikalt kateedri või osakonna juhataja ja Oskar Loorits oli siis Ants Orase kamraad, tegutsesid samal ajal, aga ei olnud inglise kirjanduse asjatundja, vaid folkloorist peamiselt. Ja viimane küsimus. Enamusel on jälle õigus, 1961 on see aasta, millal siis moodustati Tartu Ülikoolis iseseisev inglise filoloogia kateeder ehk õppetool. 1803 aasta on see aasta, millal määrati ametisse esimene inglise keele lektor, kelleks oli doktor Benjamin Beresford. 1920 on aasta, millal loodi esimene inglise filoloogia professuur Tartu Ülikoolis, aga esimeseks professoriks oli hoopis sakslane Heinrich Mutschmann. 1992 oli taasiseseisvumise olukord, 2008 ja 2016 on siis seotud juba Tartu Ülikooli hilisemate struktuurireformidega ja 2008. aastal siis nimetati inglise filoloogia kateeder ehk õppetool ümber inglise filoloogia osakonnaks. Et paljud minu kolleegid, kes on sellest vanemast põlvkonnast, räägivad ikkagi kui kateedrist, et ma tulen kateedrisse või et kuna see on kateedri koosolek, et minu jaoks tundub see nii kummaline sõna, aga sellega siis nimetati inglise keele õppetooli enne 2008. aastat. Ja 2016. aastast on meie nimetus anglistika osakond ja me kuulume maailmakeelte ja kultuuride kolledžisse, siis humanitaarteaduste valdkond, Tartu Ülikool ja siis kolledž ja siis meie osakond. Nii, mul on veel üks viimane küsimus, mille eest punkte ei saa, siis ma vaatan tulemused ära. Ma loodan, et esikolmikus on meie praegused tudengid. Siin ma tahtsin veel reklaami teha, et keda huvitab see anglistika lugu Tartu Ülikoolis, siis Viimane Akadeemia on koht, kus saab selle kohta rohkem lugeda. Head kolleegid Ilmar Anvelt ja Pilvi Rajamäe on kirjutanud siia artikli anglistika Tartu Ülikoolis. Soovitan lugeda, kui on huvi ajaloo vastu. Siin siis küsimus, et kas sa oled pigem keeleinimene või kirjanduse inimene? Et siin need soolised stereotüübid on juhuslikud. Ärge sellest laske ennast häirida, aga võite mõelda, et kas teid huvitab pigem inglise keel või teid huvitab pigem kirjandus ja ütleme, kultuur on siis mõlemaga loomulikult seotud. Et siin õiget vastust ei ole, ma lihtsalt huvi pärast vaatan, mis taustaga meil siin inimesed on. Ahaa, enamus on keeleinimesed. See on huvitav, sest mulle alati tundub, et suur enamus on kirjanduse inimesed. Aga eks ta ole mõlemat ja kohe ma hakkan rääkima ka meie õppekavast, siis siin on kindlasti mõlemat poolt on nii keelt kui kirjandust. Sandra Leele, kus sa oled? Mul kadus ära vahepeal ja siis ma ei saanud enam tagasi. Hea vabandus. Aga ma kirjutan üles Mari-Liisi nime ja võib-olla, kui ma sind sügisel kohtan esimese aasta infotunnis, ma loodan, siis mul on sulle ka väike auhind. Et väga tublid. 10-st 6 on 2 parimat vastanud. ES nimetähtede taha ma kahjuks ei näe. Kui on soovi, võib chati kirjutada oma nime, siis ka ES on välja teeninud auhinna ja ülejäänud siis on vastanud pooltele õigesti 5 punkti või 5000 punkti. Okei, see oli selline sissejuhatus selles mõttes, et need küsimused ma mõtlesin selle mõttega, et mis on need
mis on need õppekava põhipunktid, et meil on nii keelt, meil on nii kultuuri kui ka kirjandust ja kui nüüd rääkida sellest inglise keele ja kirjanduse õppekavast, siis need õpiväljundid on siia välja toodud. Kasutab vajalikke mõisteid, teooriaid, uurimismeetodeid, seostab teadmisi üldiste teadmistega laiemalt, rakendab neid teadmisi suhtluses, loob anglo-ameerika kirjutamistavast lähtuvaid akadeemilisi tekste, võrdleb inglise ja eesti keelt ja tuleb toime mitmekultuurilises ja keelelises keskkonnas. Et üldiselt on meie õppekava jaotatud, ütleme selliseks 4 plokiks, ma seda kogu seda õppekava struktuuri siia ei too, aga räägin väga üldiselt, et millest siis meie see Inkafili õppekava koosneb. Peaeriala moodustab kõige suurema ploki, siis väiksema ploki vabaainet, bakalaureusetöö ja teise suurema ploki kõrval eriala. Ma natuke räägin lahti, mis siin siis 180 EAP ehk 3 aasta töö taga peidus on. Peaeriala võib omakorda jaotada 3, et esimesel aastal alustate selliste üldiste humanitaarteaduste põhivaldkonna ainetega ja ka erialaste alusteadmiste omandamist ja siinjuures on ka keeleõpe. Et ma kohe tahaks rõhutada, et meie õppekava ei ole nagu süvendatud keeleõppe, aga mingis osas siiski on. Et teilt juba eeldatakse väga head inglise keele oskust, kui te tulete meie juurde õppima, aga loomulikult me anname lihvime seda oskust ja anname teile võimalusi arendada oma praktilist keelt samamoodi siin peaeriala all. Seejärel on juba süvendatud teadmised, et see esimene aasta on selline kõige üldisem. Ja sellel esimesel aastal toimub ka see keeleõpe siis nii-öelda ja keelt õpitakse 3 praktilises aines, milleks on foneetika, grammatika ja tekstianalüüs. Aga kõigi nende 3 aine juures on alati juures ka see erialane terminoloogia ja erialane teadmine juba, et see ei ole ainult puhtalt keskkooli inglise keele tunni kordamine. See osaliselt on, sest on vaja järgi aidata neid tudengeid, kelle keeletase ei ole sama kõrge kui mõnel väga tublil. Ja samamoodi kuulub siia siis 2 eestikeelset ainet nagu sissejuhatus kirjandusteadusse ja sissejuhatus üldkeeleteadusesse, mis siis aitavad teil hiljem paremini mõista neid spetsiifiliselt inglise kirjanduse ja inglise keelega seotud nüansse, et selleks on vaja omandada sellised alusteadmised nendes ainetes. Nüüd üks suur osa aineid, mitte väga suur. See nimekiri on väga-väga pikk, sellepärast et teile tahetakse anda palju valikuvabadust. Valikuvabadus võib aga tekitada nõutust mõnikord, et mida siis valida. Aga põhimõtteliselt on meie õppekavas ette nähtud ka humanitaarteaduste alusmooduli plokk ehk et mingid ained, mis jällegi ei ole otseselt seotud inglise keele kirjandusega, aga nende ainete ülesanne on siis anda teile üldiseid kultuurilisi teadmisi, üldiseid kirjandusteadmisi või üldiseid keeleteadmisi. Et siin on siis lihtsalt, ma olen välja toonud valiku kõigist nendest ainetest, et see jätkub järgmisel slaidil, kus võib siis spetsiifiliseks minna juba Eesti kirjanduse ja Eesti ajalooga, Euroopa ideede ajalugu, Läänemere piirkonna kultuurid ja antiigipärand. Et need ained ei ole kõik kohustuslikud, siit te peate lihtsalt valima mingisuguse portsu aineid. Ja ütleme, programmi juhina ma näen, et see plokk ongi ehk kõige rohkem segadust tekitav, et sellega on tahetud head, aga see võib teinekord tekitada, ütleme, küsimusi ja arusaamatusi, aga sellest kõigest saame juba rääkida siis, kui te olete vastu võetud ja sisse astunud ja olete otsustanud meile tulla. Et siis sellest täpsemalt rääkida. Et see ei moodusta suurt osa õppekavast, et suure osa õppekavast ikkagi moodustab see eriala süvendatud teadmised ehk siis ained, mida võib lahterdada 2 rühma, et kas kirjandus ja kultuur või keeleained. Kirjanduse ja kultuuri alalt me pakume selliseid aineid nagu inglise keelt kõnelevate maade ajalugu, ingliskeelsed kultuurid, Ameerika kirjandus. Inglise kirjandust on proportsionaalselt rohkem, sellepärast, et meil on hetkel väga hea spetsialist, ekspert Pilvi Rajamäe, kelle erialaks on inglise kirjandus
ja võimalik, et lähiaastatel me muudame seda natukene ja toome Ameerika kirjanduse osakaalu just rohkem sisse, aga hetkel siis on õppekava üles ehitatud selliselt. Ja siis loomulikult ühe suure osa meie õppekavast moodustab ka tõlge ja üks tõlkeaine on selline üldteoreetiline, mis räägib tõlke ajaloost, teooriast ja praktikast ning seal kindlasti kuulate rohkem ka Ants Orasest, kes esindab seda valdkonda meil siin Eestis. Nüüd keelealad on ka rida aineid, inglise keele areng, mis annab ajaloolise ülevaate inglise keelest, jõuab ka siia tänapäeva, kus inglise keel emakeele ja teise keele kõnelejate arvu juures kokku liites on siis kõige suurema keelekasutajate hulgaga keel, aga ka struktuur ja sõnavara, kus minnakse siis keele tasandil juba selliste lingvistiliste analüüsideni ja kirjalik tõlge on siia toodud. Mingis mõttes see kirjalik tõlge inglise keelde on ka selline, mis võiks lahterduda praktilise keeleainete hulka, sest ka siin aines tegeldakse sellega, et lihvitakse teie keeleoskust ja samamoodi ingliskeelsete uurimustööde kirjutamine on aine, kus on võimalik siis praktiseerida kirjutamist ja oma keelt lihvida, et nad ei ole niivõrd teoreetilised ained, kuivõrd just praktilised ained. Ja siis on rida valikaineid nii keele kui kirjanduse alalt, mis ei ole kohustuslikud, aga mille hulgas teil on siis võimalik valida jällegi oma pea eriala süvendamiseks teatud aineid. Kui kiirelt rääkida kõrvalainest, kohe 2 minuti pärast annangi tudengitele sõna ja siis nemad räägivad, mis kõrvaleriala nemad on valinud, aga see põhimõte on see, et teil on võimalik valida ükskõik, mis kõrvaleriala, mida Tartu Ülikool pakub. Ja selle te peate otsustama ära esimese aasta lõpuks, teisel aastal siis alustama juba kõrvaleriala võtmisega. Nüüd, kui te võtate meie valdkonnast väljaspoolt, siis võib-olla peate kõrvaleriala ainete sooritamisega alustama juba varem, sest see eeldusainete arv võib olla pikem. Et minu soovitus programmijuhina on võtta meie valdkonna seest, aga loomulikult kui on huvi psühholoogia või IT vastu või geenitehnoloogia vastu ja Tartu Ülikool neid erialasid pakub kõrvalainena, siis te võite seda võtta. Aga meie enda maailma keelte ja kultuuride kolledž pakub siis kas teise või kolmanda võõrkeele oskuse omandamist ja seal juures on ka siis kultuuri ja kirjanduse omandamine selles võõrkeeles. Väike plokk ained on vabaained, mis on üldise silmaringi avardamiseks ja võite valida ükskõik mis aine, ükskõik mis õppekavast ja isegi teiste ülikoolide õppekavadest, et oma vabaainete punktid täis saada. Ja lisaks inglise keelele on meil siis õppekavast kohustuslikud akadeemiline eesti keel ja ladina keel filoloogidele ja vabalt valitud võõrkeel. Ja just siin tahaksin reklaami teha meie maailma keelte ja kultuuride kolledžile, kus pakutakse 20 erinevat keelt, et see valik on väga lai. Populaarsed keelekursused saavad väga kiiresti täis, võimalik, et esimesel aastal teil ei õnnestu süsteemi sisse saada, kuna teid lisatakse õppijatena alles septembris, aga juba mais on kiiremad tudengid ära registreerinud. Ja mis on pärast lõpetamist, et sellest räägivad Ott ja Sandrelele kindlasti. Ott õpib praegu Euroopa keelte ja kultuuride magistriõppekaval, Sandrelele võõrkeele õpetajaks ja kolmas valik, mis meie enda kolledž pakub magistriõppe suunas, on siis tõlkeõpetus. Et ma siia meelega paningi, et mis saab pärast lõpetamist, et minu jaoks ainus mõte ongi magistriõpe, et 3 aastat bakat ei ole minu jaoks kõrgharidus, et ma ise olen läbinud 4+2+4 ehk et 4 aastat bakat, 2 aastat magistrit ja 4 aastat doktorantuuri. Et minu jaoks kõrgharidus ka tööturul võiks olla ikkagi magistrikraadiga. Ja siia slaidile ma panin lihtsalt veebilehed, et kui teil tahate juurde ise lugeda õppekava kohta, saab siis ülikooli enda lehelt, ut.ee lehelt, aga konkreetselt meie õppekava sisseastumise kohta ja meie osakonna kohta siis juba maailmakeeled.ut.ee, kus te leiate sisseastumise ja kus te leiate anglistika osakonna. Ja loomulikult kirjutage mulle jane.klaavan@gmail.com kõige lihtsam variant ja kõige kiirem vastus.
Nii, me oleme natukene ajakavast maas, sest alguses oli natukene tehnilisi asju, aga ma lõpetan nüüd ekraani jagamise ära. Kui on veel küsimusi, kirjutage siia Zoomi chati või siis võite ka siia menti.com presentatsiooni jätta, et ma näen siit ka neid küsimusi. Ja annangi sõna üle Karl Augustile. Tere, mina olen Karl August. Ma olen siis 3. aasta tudeng. Praegu õpin veel bakalaureuse tasemel ja hetkel ongi mul see viimane semester ees, ehk siis ma praegu kirjutangi oma bakalaureuse tööd ja samal ajal tegelen kõikide kevadsemestri ainetega, mis peavad kindlasti tehtud saama, sest et muidu ma ei lõpeta. Nii et kuidas mul siis siiamaani läinud on selle ülikooliga ongi see, et mul peaeriala on ilmselgelt inglise keel ja kirjandus ja nagu Jane ütles, siis on ka kõrvaleriala olemas, aga ei ole kohustuslik võtta kõrvaleriala, võite ka laiendada oma peaeriala. Mina seda ei teinud, mõned minu kursakaaslased tegid, mina võtsin kõrvalerialaks siis digihumanitaaria, mis on selline üsna uus kõrvaleriala meil Tartu Ülikoolis. Aga selline väga hea asi, et meil on selline väga digitaalne maailm tänapäeval ja siis digihumanitaaria annabki need oskused ja teadmised, et teha arvutilingvistikat, mis läheb siis väga hästi selle inglise keele ja kirjandusega kokku. Et saabki siis kasutada kõiksuguseid arvutitehnikaid, et teha keeleteadust koos arvuti abiga. Aga muidugi kõrvaleriala ei ole kõik. Et saab ka võtta väga palju valikaineid ja valikaineid, mulle esimesel aastal öeldi, et saab võtta kõikidest õppekavadest välja arvatud siis juura ja arstiteadus, et neid aineid kahjuks me puutuda ei saa. Et selleks peab juurasse või arstiteadusesse sisse saama. Aga et põhimõtteliselt jah, et võib õppida ükskõik mida, seni kuni aine mahub teie tunniplaani ja et seni kuni te endast üle ei koorma. Et enda eriala kohustuslikud ained on siiski eelkõige olulised. Ja jah, et Jane ka tõi välja neid igasugused ained, mis meil on, kohati lähevad sinna vabaainete ja humanitaarteaduslike ainete hulka, et saabki õppida ka filosoofiat ja religiooni. Ma õppisin näiteks väga palju erinevaid religiooniaineid, kuni ma avastasin, et ma olin neid liiga palju võtnud ja siis sealt tulebki see ülekoormamise osa, aga jah, väga soovitan näiteks sellist ainet nagu religioon õhtumaises kultuuris, mis seal ka kirjas oli, et kus õppejõud kodanik Karo lasi meile religioosset muusikat, nagu näiteks Aqua Barbie Girl. Aga jah, et õpingute alguses on teil väga palju kohustuslikke aineid, mis on, nagu Jane ütles, väga sellised üldised ja sellega saab motivatsioon ka vaikselt hakata ära kukkuma. Ja eks paljudel kahjuks kukub ka, aga et ei tasu nagu ära kaotada seda motivatsiooni, et tasub sellest läbi pingutada, sest et edaspidi lähebki asi aina spetsiifilisemaks, et mida aastad edasi, seda rohkem te saate õppida seda, mida te ise valite. Ja siis edasi läheb veel magister ja siis kui te tahate, siis võite veel doktorisse ka minna, et mida edasi, seda spetsiifilisemaks see kõik läheb. Ja alguses ma soovitan väga palju siis nendes üldistes ainetes tutvuda üksteisega ja leida endale nagu kursuse kaaslased, kellega koos õppida, sest et see annab väga palju motivatsiooni juurde, kui te saate kellegagi koos õppida ja nendes esimestes ainetes, mis on küll üldised ja natuke raskemad võib-olla, sest et see ei ole päris see, mida te tahaksite õppida võib-olla. Aga et te saate seal koos õppida, see on väga hea, sest et edaspidistes ainetes, kus te lähete spetsiifilisemaks, siis seal juhtubki see, et te enam ei õpi otseselt oma eriala kursakaaslastega koos. Ja igas aines on teil erinevad üliõpilased erinevatelt õppekavadelt, erinevatest aastatest ja siis need esialgsed tutvused tulevad väga kasuks. Aga lisaks muidugi on ka igasuguseid õppeväliseid asju, et ma ise küll ühegagi ei liitunud, aga on igasuguseid korporatsioone, saab kooriga liituda, meil on ka üliõpilasteater, mis vist otseselt ei ole Tartu Ülikooliga lähedalt seotud, aga saab teatrit ka teha. Aga
need kõik tulevad väga kasuks. Ma rõhutan just seda, et see tutvused ja sõprus on nagu üks asi, mis aitab seda motivatsiooni üleval hoida. Aga jah, ma soovitan ka õppida teisi keeli. Et nagu Jane ütles, me peame õppima vähemalt ühte võõrkeelt lisaks inglise keelele. Et ladina keel ei lähe sinna arvesse, ladina keel peame ka niikuinii õppima. Aga saate õppida prantsuse keelt. Mina õppisin prantsuse keelt, väga hea oli. Võib ka edasi õppida prantsuse keelt. Mina jätsin selle ainult sissejuhatuse osa ja edasi ei õppinud, aga saab, kes tahab. Ja meil saab isegi võru keelt õppida. Ma ei tea küll, ma pole päris kindel, et kas see läheb võõrkeelena arvesse, aga reede hommikuti on meil võru keele tunnid, mis on võimalik teil valida. Ja jah, et selles suhtes on väga hea just see, et te saate tegelikult õppida seda, mida te ise spetsiifiliselt tahate. Ja ei ole nagu otseselt kohustust õppida nagu sügavalt seda inglise keelt magistris, et saategi minna selle inglise keele ja kirjanduse baasil midagi sarnast õppima magistris, et midagi keeleteaduslikku. Ja mina küll magistri kohta praegu väga rääkida ei oska, sest et mina sinna veel pole jõudnud. Aga et see juba bakalaureuse töö on mul läinud väga spetsiifiliseks, kus ma olen siis hakanud just oma kõrvaleriala kasutama ära selle bakalaureuse töö jaoks. Nii et ka kõrvaleriala valik on selline kohati oluline, aga selline, mis nagu toetab seda, mida te ise tahate õppida. Et jah, kui teid huvitab digihumanitaaria, saate õppida väga spetsiifiliselt digihumanitaariat ja kui teid huvitab kirjandus, ajalugu, mis kõik veel, seda kõike saab. Nii et jah, tulge õppima. Ma siinkohal annaksingi sõna edasi Ott või Sandrale, ma ei tea, kumb teist alustab. Ma võin siis edasi teha. Okei. Ma olen siis Ott, ma olen 6. aastat vist Tartu Ülikoolis kokku juba, kui ma ei eksi. Astusin ajakirjandus kunagi aastal 2015, tegin seda ühe aasta. Siis ma sain üsnagi ühel hetkel aru, et mulle meeldib Tartu Ülikoolis, mulle meeldib Tartus, aga ajakirjandus ja kommunikatsioon ei ole tingimata see, kuhu ma tahan enda aega ja motivatsiooni panna ja tulin üle siis inglise keelde ja kirjandus aastal 2017. Ja mis mulle siin meeldis, mis kuidagi, see on muidugi hea selline, kõigi kogemused võivad erineda, aga inglise keel ja kirjandus vähemalt meie aastal tõi kokku väga toredaid ja empaatilisi inimesi ja see õhkkond oli kohe algusest peale palju teistsugusem kui ajakirjandus. See ei ole tingimata nüüd ajakirjandus vastu rünnak, aga see on minu kogemus. Aga mulle tohutult meeldis algusest peale siin ja ma ei teadnud õigupoolest nagu kirjandusest tohutult palju. Mulle meeldis põhimõtteliselt lugeda, praktikas ma väga seda ei teinud ja kogu selle aja vältel ma avastasin enda jaoks näiteks Ameerika kirjanduse, mida ma tulin spetsiifilisemalt edasi õppima laias laastus magistrisse ka ja see võib-olla näitab seda, et ei pea tulema väga suurte teadmistega, peab tulema huviga ja palju rohkem tegelikult vaja ei ole ja sa võid avastada midagi, mis muudab sinu arusaamu paljudest erinevatest asjadest läbi kirjanduse. See on lihtsalt jah, ma üsnagi väga suure klišeena avastasin kirjanduse enda jaoks oma inglise keele kirjanduse baka ajal. Aga rääkides huvitavatest ainetest, mida sellel ajal võtta sai, ma näiteks käisin Hollywoodi ja žanrifilmi loengus, mis põhimõtteliselt kujutas endast seda, et me vaatasime iga nädal uut filmi ja natukene rääkisime sellest, mida me vaatasime, lõpuks kirjutasime paar väikest tööd.
aga äärmiselt lahe viis, kuidas ma ei tea, teisipäeva õhtul kell 6 lihtsalt nagu veeta paar tundi. Ja minu baka lõpupoole siis viimasel semestril tuli siis see koroona aeg ja koroona aja lõppemine ja midagi, millega ei olnud keegi pidanud enne väga nagu tegemist tegema, tuli kõigi jaoks samasuguse üllatuse ja mütsuga ja üks asi, mis meil on väga hästi tehtud, et ma saan võrrelda mõne sõbraga, kes mõnes muus kohas õpib, et meil on väga hästi siiamaani olnud korraldatud see veebipõhine õppimine. Et see on väga selgelt välja toodud, mida sinust oodatakse ja motivatsioon ei ole väga hullult ära kadunud nagu lihtsalt kaamera teel nagu osa võttes, et see on võrdlemisi nagu positiivne asi olnud kogu selle veebipõhise õppe juures, et kõik on täpselt sama tehtav ka niimoodi ja on tahtmist tagasi minna kindlasti nagu koha peal õppimisse, et see oli ikkagi natukene kaasahaaravam, aga et see ei ole nagu asi, mille pärast tohutult palju on vaja muretseda. Aga ja, nagu Jane ja Karl nüüd enne juba ütlesid, alguses on sellised üldised ained, mis võivad mõnda natukene hirmutada, mõnda rohkem kui teist. Mõni neist ei olnud üldse nii hull ja mitte, et paljud oleksid väga hullud, aga eriti kui sa oled nagu inimestega nagu, kui sul on sellist ühistunnet seda tehes, on ju, et kui sa saad seda koos teistega ette võtta, see ei ole midagi hullu ja mõni oli isegi nagu üllatavalt huvitav, et tuled esimesest päevast ära, tehakse sulle siuke sissejuhatav loeng ja mõtled, et jumal, et mis nüüd järgmised pool aastat saab siin ja lõpuks sa oled päris rahul üldjuhul oma kogemustega, et siin on jah siukest see arusaam sinu õppimisest on siuke tõusude ja mõõnadega, et alguses tundub kõik siuke suur mägi ja lõpuks sa tuled sellest üle ja see ei olnud mitte midagi ja see on üsnagi sama aastast aastasse ja magistris ka siiamaani on täpselt sama tunne vahepeal. Ja jah, nagu jällegi enne öeldud, et ladina keel on üks võõrkeel, mida võtame, alguses mind natuke hirmutas see oli lõpuks väga suunatud meie filoloogidele just, et see keeleõpe oli väga selline paneb sind paremini aru saama asjadest, mida sa siiamaani võib-olla jooksvalt ladina keelest nagu maailmas nagu näed ja kuuled, et mida ma ei tea, taimede nimetused täpsemalt nagu mitte, et sa taimede nimedest hakkad aru saama spetsiifiliselt, aga jah, sa nagu lihtsalt sisendad endale üldteadmisi ja see samamoodi tundub alguses võib-olla hirmutav mõne jaoks, nagu näiteks minu jaoks lõpuks väga tehtav ja jääd rahule. Ja võõrkeelena ma õppisin itaalia keelt, samuti võrdlemisi põgusalt, aga ka see oli päris tore, see oli üks ainetest, kus mul olid, nagu Karel ütles, et vahel lähed baka lõpupoole ainetesse niimoodi, et sa ei tunne mitte kedagi sealt ja on täiesti uued näod ja see oli ka itaalia keeles niimoodi, aga ka seal leiad väga kiiresti, kui sa oled valmis natukene suhtlema, leiad väga kiiresti inimesed, kellega koos neid asju läbida. Ja
Ja üks asi, mis ma unustasin mainida, et ma oma ajakirjandusaegadest näiteks sain kasutada nagu seda aega või nagu neid aineid, mis ma läbisin hiljem päris ilusti ära. Et ma sain näiteks ühe mooduli, ühe grupi aineid sain üle tuua ja selle arvelt siis ei läinud see aeg, mis ma ajakirjanduses veetsin raisku. Et kui su huvid muutuvad, aga mitte liiga palju, siis on võimalik igatpidi oma aega ikkagi nagu efektiivselt ära kasutada ja isegi kui seda poleks saanud teha, siis oli väga huvitavaid asju, mis ma sealt sain kaasa endaga. Ja magistrisse astudes oli mul ei olnudki väga teisi plaane, ausalt öeldes. Ma tundsin ennast inglise keele ja kirjanduse baka ajal väga koduselt siin ja mõtlesin, et miks mitte edasi teha, et mulle hakkas kirjandus tohutult meeldima. Ja spetsiifiliselt Ameerika kirjandus minu bakatöö kaitsmisel ma sain tagasisideks, et see on midagi, millega võiks magistrid edasi minna ja laias laastus ma olen seda ka teinud nüüd. Et minu magistri teema on sama autori kohta, mida ma tegin, mis teemal ma bakatööd kaitsesin ja see läheb praegu väga huvitavalt ja magistris on veel rohkem seda näha, et kõik ained, mis sa võtad, peaaegu kõik tulevad kuidagi ringiga tagasi selle sinu spetsiifilise huviala juurde, et mille kohta sa oma tööd teed ja saad väga huvitavaid uusi perspektiive pidevalt spetsiifiliselt selle üle, et mis sind huvitab ja see baka lõpus on seda juba vaikselt näha, aga magistris tuleb see eriti välja, et sa saad väga süvitsi õppida seda, mis sind huvitab ja sulle pakutakse uusi ideid ja uusi vaatenurki pidevalt. See on, kui selline asi vähegi huvitab, kui sa oled uudishimulik inimene, siis see on väga huvitav tee, mida enda jaoks valida. Aga ma arvan, et ma annan Sandra Leelele edasi. Ja mis mina siis rääkida oskan? Ühesõnaga, mida ma siin Karl ja Otti kuulates mõtlema hakkasin, on see, et kuigi me oleme kõik enam-vähem samal ajal Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse erialale sisse astunud, mina ja Ott täpselt samal aastal, siis meie nagu teekonnad on olnud üpris erinevad siiski. Et mis minule bakalaureuse õppe juures meeldiski kõige rohkem, on see, et see on hästi mitmekesine õppekava. Isegi nagu need kohustuslikud ained, need annavad nii hea nagu sellise ülevaate kõigest, mida on võimalik õppida, et sa saaksid edasi minna sellega, mis sina siis leiad, et sulle meeldib. Ja isegi need nagu baasained, mis on hästi mitmekesised, sa saad seda teha veel mitmekesisemaks just selle kõrvalerialaga. Et mina käisin eelmine aasta ka samal üritusel rääkimas ja siis seal ma ka tõin välja selle, et mulle hullult meeldib, et meil ei ole mitte ainult võimalus valida kõrvaleriala, aga meil on ka kohustus valida kõrvaleriala. Muidugi sa saad inglise keelt nagu rohkem süvitsi õppida ja seda laiendada, aga mina valisin näiteks psühholoogia ja selle psühholoogia kõrvalerialaga, mis mina siis läbisin, on mul nüüd põhimõtteliselt võimalik ka psühholoogia magistrisse sisse astuda ja seda ma tean, et on võimalik teha väga paljude erinevate erialadega, et praegu ma siis nüüd magistris olen võõrkeele õpetaja ja näiteks kui ma tahaksin, ma ei tea, näiteks logopeediat minna kunagi magistrisse õppima, siis oleks minul olnud hästi kasulik, kui ma oleks teinud bakalaureuse kõrvalt näiteks eripedagoogika kõrvaleriala nagu moodulid. Et see kõrvaleriala ei ole mitte ainult silmaringi laiendamine, mida ta ka muidugi ilmselgelt on, aga see on ka hästi praktiline, sest väga tihti sa saad või päris
nagu eriala puhul on sul võimalik selle kõrval erialaga siis astuda edasi sisse magistrisse. Muidugi mõne lisaeksamiga, aga ikkagi nagu väga suur eeltöö on tehtud sellega, kui sa bakalaureses, sul on selline võimalus, et minu gümnaasiumi ja põhikooli klassidest ma tean, mul on vist mingi 10-15 inimest, kes ka Tartu Ülikooli tulid samal ajal, aga mina nendest olen ainuke, kes nagu 2 eriala põhimõtteliselt õppis bakalaureuse ajal. Nii et see mulle hästi meeldis. Siis mis mina veel õpingute ajal tegin, mis on natukene eriline, aga ka väga huvitav, on see, et oma vaba ained ma täitsin ära tuutorina ja tuutor on põhimõtteliselt bakalaureuse kas 2. või 3. aasta õpilane, kes siis aitab 1. aasta inimestel sisse elada. Et ega kindlasti teie, kes otsustate tulla ja saate sisse, kohtute ka tuutoriga järgmisel sügisel, kes siis põhimõtteliselt nagu üliõpilasena tutvustab teile, mida ja kuidas teha. Ja see tuutori kogemus tuli mulle väga samamoodi nagu psühholoogia kõrvaleriala, on minule nüüd hästi kasulikud ja praktilised teadmised võõrkeeleõpetajana magistris. Et ma olen juba teinud praktikat magistris olles, et see võõrkeeleõpetaja magistriprogramm on hästi praktiline, et väga suur osa meie ainepunktidest tuleb just praktikast ja kohe algusest peale meid visatakse kooli ja meil on võimalus kohe hakata proovima ja katsetama ja õppima. Oota, ma nüüd mõtlen korraks, kas ma tahtsin midagi veel öelda. Siis ma nõustun väga selle Karli ja Oti mis nemad välja tõid, et kursakate toetus on hästi tähtis. Nagu Ott ütles, siis meie õpingute alguses kohe tekkis siuke väga suur ja soe nagu kamp, kellega me siis üksteist toetasime ja kuigi ülikool on nagu mõnes mõttes ikkagi sarnane eelnevatele õpingutele, see on ikkagi päris teistsugune keskkond, et alguses võib tunduda, et mis asja, mul on 2 loengut päevas, mis seal ikka on, et nagu gümnaasiumis olin 8-5 koolis vahepeal, vaata, aga tegelikult see ajakulu on lihtsalt teistsugune, et hästi palju on iseseisvat õppimist ja motivatsiooni, et need muutused, mis tulevad, ei ole võib-olla kohe alguses väga arusaadavad, aga millegipärast tundub hästi ebamugav. Aga siis, kui sul on see kursakate nagu toetus olemas, siis on nagu kohe palju lihtsam ülikooli ellu nagu sisse sulanduda. Ja see ka, mis Karl rääkis, et ülikool ei ole ainult õppimine, ülikooli kogemus on ka inimestega suhtlemine, väljas käimine, sõbrutsemine, kõik see nagu ülikool on enam-vähem viimane hetk, kus sa saad leida endale nagu sõbrad niimoodi, et sa ei pea nagu füüsiliselt välja minema täiskasvanu ja neid otsima. Ja kasutage seda võimalust ka ära. Vot, ma ei tea, ma mõtlen, kas kellelgi on nüüd küsimusi tekkinud? Mina kui õpetaja küsimusi. Suur tänu teile 3 ja küsige nüüd julgelt, pange chati ja võimalus küsida, kuigi julgustame ka mikrofoni sisse panema. Ja aitäh Anna-Brigittale, kes on kaameraga sees, väga tore oli näha. Võib-olla nüüd lõpus julgeb veel panna inimesi kaamera sisse, et salvestatakse ju see ja siis on tore näha. Maria, sul on käsi püsti, küsi. Ma tahtsin küsida, et mida üliõpilased mõtlevad muidu peale ülikooli teha? No minul on päris praktiline. Ma ilmselt lähen inglise keele õpetajaks ja nüüd olles oma magistriõpingute ajal, miks ma logopeediat mainisin enne, et nüüd kuna ma nagu natuke olen tutvunud ka eripedagoogikaga ja mul on see psühholoogia taust, siis mulle nüüd hakkas natuke huvi pakkuma ka logopeedia, et siit on nagu nii palju erinevaid võimalusi, kuidas edasi minna, aga kõige praktilisem ja kõige tõenäolisem väljund minu jaoks ilmselt on praegu õpetajaks saamine. Ott, Karl August. Minu plaanid väga kindlad veel ei ole, aga
umbes 1,5 aasta pärast, kui ma eeldan, et ma oma magistri lõpetan, on tõenäoline, et ma leian ennast mõnest võõrriigist, kuna mu elukaaslase eriala siis viib tõenäoliselt meid kuhugi Eestist välja ja ma tunnen, et mul on antud igasugused eeldused, et mõnes võõrriigis hakkama saada nii keeleliselt kui ka kultuuriteadmiste ja lihtsalt üldise teadmiste pagasi poolest, et ma ei saa väga kindel olla, et minu tulevik ei ole tohutult spetsiifiliselt paika pandud, aga üks asi, mis ma tunnen, on selline kindlus tundmatuse ees nii-öelda, et see on nii palju, kui mina saan lisada sellele praegu. Kuna mina olen praegu veel bakas, siis minu tulevikuplaanid on praegu lihtsalt magistrisse minna ja isegi selles osas ma praegu veel mõtlen täpselt, et mida ma tegelikult magistris tegema hakkan. Nii et selles osas mul on nagu praegu suht lahtine kõik, aga isegi peale magistrit mul on mitmeid valikuid, mida ma tahaks teha, et ma võin näiteks teha tõlget või siis ma võingi nagu süveneda sellesse digihumanitaariasse, et hakata tegema mingisugust, ei pea isegi otseselt keeleteadusega seotud olema, aga oleks väga positiivne, kui oleks, et ongi mingisugune programmeerimise töö kasvõi, et see ei pea olema lihtsalt mingite programmide kirjutamine, vaid digihumanitaaria alla käib ka igasugune statistika. Nii et ma saan seda rakendada ja seal tuleb ka inglise keel väga kasuks. Ja, mulle väga meeldis Oti see lause, et kindlust tundmatuse ees, et jah, kui sa lõpetad baka inglise keele kirjandus, otseselt mingit ametit ei saa, aga kui sa oled teinud kõrvaleriala, kui sa lähed magistrisse, siis sa saad ka nii-öelda ameti või siis sa saad ikkagi selle suure teadmiste pagasi ja sa oskad probleeme lahendada, sa oled julge, sa tead, et sa saad hakkama, sa oskad suhelda ja ütleme, the world is your oyster, nagu see väljend on. Ma loen siit chatist veel teile küsimusi. Ma ise ei vasta, ma loen teile. Et Triinu kirjutab, et ta on rohkem huvitatud tõlkest ja keelest ja natuke põeb kirjanduse osa, eriti see keskaeg modernism, et kui hull see on ja kas on anda soovitusi, näpunäiteid, julgustusi? Mul on nagu pressikonverentsil olema. See on väga popp teema viimasel ajal. Igatahes keelt ja tõlget saab ka õppida. Mulle väga meeldis meie tõlkeaine, kuigi ma väga suur nagu tõlkimise fänn ei ole, aga sellele vaatamata see aine oli hästi põnev ja see õppejõud, kes tõlget annab, on nagu imeline. Ta on hästi tore ja temaga on väga tore tõlkida. Ja siis, mis mina ütlen kirjanduse osast, et jah, ma ei ütleks, et see aine on hull, aga ta on intensiivne. Et nagu selles mõttes ikkagi ülikoolis on raskem ja tuleb teha rohkem iseseisvat tööd, nagu ma ütlesin, aga kui asjadega, nagu kõige suurem asi ongi see, et sa pead asjadega järje peal olema, mis on väga raske ja ma siiani natuke struggle'in sellega, aga see oleks minu nagu näpunäide, et nagu kuigi see aine on intensiivne, see on hästi-hästi huvitav, et nagu pea võib-olla natuke suriseb pärast, aga see informatsioon, mis sa saad, ei ole nagu igav ja nagu hästi palju, aga see on hästi huvitav ja hästi palju, nii et nagu see on siuke. Ma võin ka siin selle koha pealt öelda, et mind ka see kirjanduse pool alguses väga ei huvitanud ja siiamaani see ei ole nagu minu fookus kuidagi. Mul oli ka pigem nagu tõlge ja keel, aga selle kirjandusainetega on see, et kui sinu jaoks ei ole oluline saada stipendiumit või midagi taolist, et tulemusstipendiumit, siis otseselt sinu hinded seni, kuni sa ainest läbi saad, ei ole nii olulised, et ka E on üks aste kõrgemal kui F, et seni, kuni läbi kukkunud ei ole, on täitsa okei hinne. Mina võtsin näiteks kui ma eksi 3 praktilist tõlkimise ainet enda baka jooksul. 2 neist olid kohustuslikud ja 1 oli lihtsalt omast huvist ja demonstras minu õppekava ilusti.
ja mulle väga meeldis tõlkida nii selles mõttes, mis me nagu baka jooksul tegime ja ma olen nagu nii-öelda eraklientidele teinud nagu sealt edasi ka väikseid selliseid tõlkitöid, onju. Ma lihtsalt avastasin, et see on midagi, mis mind huvitab. Näiteks tõlkimise juures ma varem ei olnud nagu enne pakat, ma ei olnud nagu isegi tõlkimise peale mõelnud rohkem kui lihtsalt see, et see eksisteerib. Et see on asi, kuidagi raamatud, tekstid ilmuvad ühest keelest teise, aga ma avastasin nagu just meie tõlkimise ainetes, praktilistes ainetes ma avastasin endaks, et seal on teatud tekstides on nagu ruumi sellisele mängulisusele, sa saad lahendada probleeme nagu loovalt ja see on nagu väga lahe aspekt nagu tõlkimisel, mis mulle spetsiifiliselt meeldis. Ja kolm ainet on juba 9 ainepunkti, kui ma eksi, need kokku siis, et teoreetilist nagu osa tuleb teistelt ainetelt nagu passiivselt üsnagi juurde, et ühel hetkel sa avastad, et need ainete sellised äärmised teoreetilised osad, et kus infokillud hakkavad vaikselt kattuma ja see annab sellised terviklikuma pildi kokku sulle ja nimed hakkavad korduma ja teemad hakkavad omavahel nagu seostuma sul kuidagi ja sa saad nagu passiivselt seda infot ka nagu pidevalt juurde ja see ühel hetkel hakkab siit aitama ka selle keskaeg modernismi aines ja teistes eelnevates ja järgnevates ainetes. Et ühel hetkel alguses tundub see lihtsalt tohutu infokuhi, aga ühel hetkel hakkab see kõik nagu sulle pildi kokku andma ja sa hakkad orienteeruma selles, kui sa vähegi paned selle töö sisse, et mõttega kaasas olla ja kuulata ja õppida. Ja sellel hetkel, kui see kõik hakkab nagu sinu jaoks nagu korraga tööle, mis ei pruugi olla üks spetsiifiline hetk, et seda hakka nagu piirin pea kohal tööle ja maailm ei olegi nagu täiesti loogiline, aga asjad hakkavad vaikselt lihtsalt aina lihtsamaks minema, kui vaikselt tähele panna. Et see on niisugune huvitav asi. Karmeni küsimusele äkki Jane oskab vastata, et eesti keele riigieksami osas, et tegelikult meil vist see sisseastumiskatse on olulisem. Meil on ainult sisseastumiskatse, meil on see eesti keele nõue, aga ma ei olegi täpselt kindel, kas meil on, eks ju, meile tuleb ka välisüliõpilasi, aga nemad siis teevad selle eesti keele lisaaasta, et meil on osad ained on eesti keeles, aga eesti keele riigieksamit me sisseastumisel ei arvesta, meil on sisseastumiskatse. Nii, kuidas hoiate enda motivatsiooni ja oma õpinguid eesmärgistatuna ja mõtestatuna? No kui täpselt ei tea, mis suunas sa liigud, siis on natuke keeruline, nagu minul on, et ma täpselt ei tea, mida ma tahan. Aga siin tulebki kasuks, nagu ma ütlesin, me enne kõik rääkisime, et just need tutvused ja nagu sellega enda motivatsiooni ülal hoida. Aga see eesmärgi mõtestamine, kuidagi mingisugune üldine eesmärk võiks ikka nagu enam-vähem peas välja mõeldud olla, et mida sa umbes tahaksid teha nende kõikide teadmistega. See ei pea olema nagu raudpult kindel, et sa ei pea seda ilmtingimata tegema, mis sa alguses oled mõtestanud, mõtted võivad aja jooksul ikkagi muutuda. Ja, absoluutselt, sest et ma ütleks, et nagu kohe alguses ei tasu muretseda selle pärast, et mis ma sellega nüüd nagu peale hakkan, sest et see õpingute algus ongi selline avastamise aeg, et sa uurid maad, vaatad, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi ja siis sa nagu hakkad paremini aru saama, et okei, et need ained tuleb lihtsalt nii-öelda nagu üle elada ja siis nendesse ainesse, ma ei tea, ma käiks iga päev, kui võimalik. Et see nagu ja samuti motivatsiooni langused ja tõusud on väga loomulikud asjad, neist ei saagi üle ega ümber, need tulevad ja lähevad. Aga lihtsalt nagu, kui sul alguses on lihtsalt vaja üldist eesmärki, siis ma ei tea, lihtsalt mõtlegi, et lõpetan ära selle bakalaureuse. et nagu need spetsiifilisemad eesmärgid tulevadki hiljem, et nagu, ma ei tea, näiteks mina gümnaasiumi lõpus
mingi 6 aega enne seda, kui ma tegin Tartu Ülikooli siis astumisavalduse. Ma tahtsin üldse klassikalist laulu õppima minna ja nagu nüüd ma hakkan võõrkeeleõpetajaks saama, et see on täiesti loomulik osa õpingutest, et alguses võib tunduda, et seda on kõike nii palju, mida ma teen seal, aga alguses lihtsaltki nagu kõik on chill, et uurid maad ja küll sa siis nagu mingi hetk paremini hakkad aru saama, et mis mulle meeldib ja kuidas. Ma olen üsna nõus kõigega, mis siia öeldud on. Üks asi, mis ma tahaks lisada, on see, et ühel hetkel see nagu tekib selline loogika ja süstemaatika sellele, et kuidas ained on üles ehitatud ja kuidas neid läbida. Et esimesed paar aastat isegi on sellised, et ikka mõne aja tagant tuleb jälle aine, mis on üles ehitatud jälle teistmoodi. Ootused õpilastel on väga erinevad ainelt ainele, et mõni aine eeldab seda, et sa paned tähele semestri vältel lihtsalt ja lõpus oskad oma sõnadega lahti mõtestada teatud kontseptsioone. Teine eeldab, et sa tead spetsiifiliselt pikkade ajajärkude jooksul juhtunud asju ja see, kuidas sa õpid nende asjade jaoks on väga teistsugune. Aga nüüdseks näiteks ma ei tunne enam, et on aineid, mis on nagu nii rasked, et ma ei teeks neid ära näiteks. Et mis iganes õppekavas on ette nähtud või mis iganes huvitav tundub, nüüd on nagu väga palju lihtsam olla motiveeritud, sest sul on enam-vähem ettekujutus alati, et mida sinust oodatakse ja sa ajapikku leiad enesekindlus, et sa tead, et sa saad nendele ootustele nagu vastu tulla. Vähemalt minu puhul oli see niimoodi ja mõni aine on tõesti, nagu ma mäletan, mul gümnaasiumi ajal ja ka enne seda mul oli alati enne vene keele tundi, mul oli alati siuke nagu pool tundi väikest ärevust, et väga suurt ärevust. Et ma tean, et nüüd tuleb midagi, millest ma pean lihtsalt nagu läbi saama ja kuidagi normaalse hindega läbi tulema aasta lõpuks. Ja alguses oli mõne ainega sarnast tunnet, aga see kaob ära, sest ühel hetkel sa saad aru, et kõik on täiskasvanud, kõik ootavad sinust nagu lihtsalt seda, et sa oled mõttega asja juures ja annad panuse ja tihti sellest piisab, et motivatsioon minu jaoks kahaneb ainult nagu või koolis vahepeal kodus nagu sellise hirmu taha natukene võib-olla, aga see on nagu kuidagi nii ammune asi, et ma nii täpselt isegi ei mäleta seda enam, et nüüd on üsna lihtne nagu püsida eesmärgil ja lihtsalt vaikselt oma õppekava täita ja kuna see on mu jaoks väga huvitav, siis ei ole enam raskusi. Ja, aitäh. Siin oligi mitmeid küsimusi, et kuidas te ikkagi keskendute ja kas lasete mõnes aines lõdvemalt ja mis on teie strateegiad, et need strateegiad on kindlasti erinevad, et peab lihtsalt huvi tundma ja ka meie õppejõududena ka me näeme, kellel on huvi ja kes võib-olla saab halva hinde, aga sellest ei ole midagi, aga just see huvi on see, mida meie ka ootame. Siis võtaks veel lõpetuseks ühe küsimuse, et siin oli võõrkeele õppimise kohta, mis ma vastasin, aga siis näiteks ka töö tegemine õpingute kõrvalt, et kas teil, Ott või Sandrel on kogemusi endal või kursakaaslaste, keda te olete näinud, et kas keegi, kes on käinud tööl, kas ta on hätta jäänud või ta on hakkama saanud või pigem ei käida tööl? Täiesti võimalik on tegelikult osalise koormusega. Mina käisin ainuke aasta, mil ma ei käinud tööl, oli viimane aasta, kui ma bakatööd kirjutasin, siis ma nagu tahtsin natuke rohkem keskenduda koolile, aga ma osalise koormusega õppisin esimese ja teise aasta ajal küll ja väga paljud minu kursakad ka. Et on midagi raske vahepeal ja sessi ajal mõtleks küll, et tulen ära töölt, aga on võimalik. Ja, ma käisin ka poole kohaga tööl baka ajal, mitte pidevalt, üsna kohati niimoodi,
see minu puhul oli jah, väga perioodiline, aga mitte sellepärast, et vahepeal oleks tingimata liiga raske ega midagi sellist, ma olin rohkem isiklikumad põhjused selle jaoks. Aga ja on täiesti tehtav. Ja see väga oleneb inimesest ka, et kuidas sa suudad nagu balansseerida kõike seda ja eriti tulles näiteks gümnaasiumist välja, sa äkitselt sa pead ise seda kogu oma elu, tööelu, koolielu, sa pead kõige selle sees nagu tasakaalu leidma, et see on väga huvitav aeg elus selles mõttes, et sa kõlab klišeena, aga avastad ennast selle jooksul ka päris palju. Ja programmijuhina muidugi ütleksin, et ei, ärge käige tööl, et see õppimine on 30 EAP-d semestris ja see on ette nähtud, et te teete terve nädala 40 tundi tööd, aga praktikas inimesed on erinevate võimekustega ja kui ei teki õpiraskusi või on sul variant osakoormusega õppida, siis loomulikult. Ja ma programmijuhina ka alati küsin esimese aasta käest ja ikkagi paljud käivad alguses vähemalt tööl, aga siis hiljem, nagu Sandra Leele ka mainis, et näiteks bakatöö kirjutamise ajal enam ei käi ja saadakse aru, et tegelikult on nagu vaja õpingutele keskenduda ja need ära teha ja siis minna tööle. Siis on küsimus vastuvõtu tingimusi ja arvestamata. Ma tegelikult ei saa sellest küsimusest hästi aru. Kas sa mõtled siin näiteks kuldmedaliga lõpetamist? Mingi CAE nendega peaks saama vist niisama sisse. Et kui sul on CAE mingi C... Ja siis on ikkagi... Mina tulin CAE-ga näiteks. Vastuvõtu tingimus on see, et sul on vähemalt 200 punkti, aga siis me tekitame ka pingejärjestuse nende tulemuste osas, et see tulemus, eks ju, tekib sul erialakatse on asendatav siis selle KE-ga, näiteks Cambridge eksamiga või mingi muud asjadega, et see on siin meie sisseastumiste kodulehel kirjas, et see moodustab 75% ja 25% ikkagi on eesti keel või eesti keel teise keelena riigieksam ja siis on selline matemaatiline valem, mida kasutatakse, kuidas teie lõplik see punkti summa kujuneb ja siis selle lõpliku punkti summa alusel meie teeme paremusjärjestuse. Et see ei taga, et kui sa 200 saad kätte KE-st näiteks, et see ei taga, et sind vastu võetakse, et see oleneb, kui suur konkurss on ja meil üldiselt on päris suur konkurss. Et ütleme 200, kes kandideerib ja kuskil 50 võtame vastu. Nii, kas on veel tekkinud küsimusi? Või kommentaare? Kuidas? Küsimusi või kommentaare midagi. Just, et mul on siiralt hea meel, oli väga põnev endalgi kuulata Karl Augusti ja Sandra Leele ja Oti lugusid. Et meie õppejõududena näeme nagu ühte külge, aga et see ülikooli elu ei ole ainult klassiruumis, see on selge. Et seda ma mäletan ka oma õpingute ajast, mis oli juba päris ammu. Aga ja programmijuhina ma õpetan ka esimese aasta tudengeid ja see aasta Oti ja Sandra Leele kursusega, see oli väga, kõik kursused on väga toredad, aga mingid kursused on, mis on tõesti, sa tunned, et see kamp, kes on sattunud kokku, kuidagi ise tekitavad sellise sünergia ja too aasta oli ka see aasta, kus ma õpetasin kõiki grammatikarühmasid ja ma loodan, et ma sellel sügisel saan seda uuesti teha, sest see annab mulle väga hea võimaluse natukenegi tundma õppida neid noori, kes tulevad meile õppima. Ja see aasta on jälle selline olukord, kus ma näen, et on sattunud selline kamp, kes ise üksteist motiveerivad. Et see kursuse vaimu tekitamine on oluline, alati ei ole kerge, aga väga oluline. Ja meid peab natukene surkima tagant, et me oleme sellised introvertsed, meile meeldib lugeda kuskil üksinda olla, aga Sandra Leele ja Otti kindlasti üks psühholoogiat, teine ajakirjandust ja kommunikatsiooni võtnud, et võib-olla ekstrovertsemad, aga see ei olene. Tasub teha grupi chat ja teha koos pannkooke. See toob kõik kokku. Ja kui ma tuutor olin,
kohe esimene asi, mis ma tegin, oli see, et no okei, Facebooki grupi ma tegin neile, et ma saaksin nendega informatsiooni jagada, et millal meil tutoritund on. Ja siis ma kohe lasin neil teha Facebooki chati, sest et see oli see, mis meie kursus aitas täiega kokku tuua. Et kui ma neid nagu näopidi veel ära ei tundnud, siis nagu chatis ma teadsin täpselt, kes on. Et siis see on väga hea. Nõustun sinuga, Karl. Jah, Karl-Augusti aastast jäi kuidagi, mingid aastad on ka sellised, kus see kadu on nagu suurem ja Karl-Augusti aastast on nüüd see üks aasta, kes jälle tuleb, kes on praegu teine aasta, et seal on nagu kuidagi millegipärast ära kadunud rohkem inimesi, et jällegi me võtame, meil on väga hea meel kõigi kandidaatide üle ja me kutsume teid osalema, aga siiski, et mõelge läbi, et kas see inglise keel ja kirjandus on nagu see, mis teid huvitab ja ma arvan, et need, kes te siin olete, teid kindlasti huvitab, sest olete siia infotundi juba tulnud. Aga ütleme, et ongi, et see, et sa selle 200 ära teed, eks ju, ja siis justkui pääsed ülikooli sisse, et kas see on ikkagi see, kus sa tahad olla. Et muidugi tulge, saab proovima tulla. Oti lugu on ka väga hea näide sellest, et see aeg ei lähe raisku, et te saate siis neid ainepunkte kasutada hiljem ka ikkagi. Kui te otsustate, et see inglise keel ja kirjandus näiteks ei sobi teile, aga ülikoolis tahaksite edasi õppida. Ja meil on ka vastupidi, et tulevad üle ajaloost, tulevad üle matemaatikast tuli üks meile üle. Et, jah. Ja, et see erialavahetus nagu alguses on võimalik. Ja, just. Vot nii, oleme 15 minutit üle planeeritud aja läinud, isegi 17, aga ma arvan, et nüüd ongi aeg otsad kokku tõmmata. Ma panin siia chati selle lingi tänastele slaididele. See salvestus läheb kuhugi ka ülesse sinna sisseastumiste lehele ja kui saab, siis ma panen juurde ka selle lingi tänastele slaididele sinna veebilehele. Ja lugege meie informatsiooni kodulehelt ja kirjutage kas mulle või siis ka meie õppekorraldusspetsialistile, et selle info saate ka siit sisseastumiste veebilehelt kenasti kätte. Aitäh kõigile, eriti suur aitäh Sandrale, Lotile ja Karl-Augustile ja loodan paljudega teist kohtuda septembris, mitte siis infotunnis lahtiste uste päeva raames, aga infotunnis juba neile, kes on vastu võetud Tartu Ülikooli inglise keele kirjanduse erialale. Nägemist! Head aega! Head aega!